Tsütomegaloviirus on sageli esinev herpesviiruse perekonda kuuluv DNA viirus, millest laiem üldsus teab täna suhteliselt vähe. Tervetel, tugeva immuunsüsteemiga inimestel nakatumisel märkimisväärseid kaebusi ei teki või need on kerged, tavalise külmetuse taolised. Viirus levib inimeselt inimesele enamasti kokkupuutel erinevate kehavedelikega. Oluliseks riskirühmaks on aga rasedad naised, tulevased emad, sest tsütomegaloviirus on kõige sagedasem infektsioosne, mittegeneetiline väärarengute tekitaja. Rasedatel, kes varem ei ole viirusega kokku puutunud või kelle infektsioon raseduse ajal aktiveerub, võib viirus üle kanduda lootele. 0,5–2% vastsündinutest on tsütomegaloviirusega nakatunud. Viirus kahjustab eelistatult närvisüsteemi, kuulmisnärvi kahjustus on kõige levinum nakkuse tagajärg. Kuulmislanguse ja kurtuse hiline avastamine mõjutab aga lapse vaimset arengut. Oluline on rasedatel jälgida hügieenireegleid, käte pesemine, eriti peale mähkmete vahetamist, kokkupuute vältimine laste süljega, toidupalade jagamist lapsega suust suhu. Kaasasündinu infektsiooni vältimiseks on vaja välja töötada vaktsiin tulevastele emadele kaitsmaks beebisi. Oluline probleem on ka tsütomegaloviiruse infektsioon nõrgestatud immuunsusega haigetele peale organi siirdamist ja keemiaravis.